No nüüd me oleme siin saalis, mis eile õhtul oli täiesti tühi ja siia hakkas tulema vaikselt kõike. Te saabusite ja nüüd ühe ööga on selline näitus väljas. Kuidas see sündis? Ma ei oska enam sellele vastata. Sündis väga pikka aega see. Et selle nimel sai tehtud üle aasta jagu tööd ja et see kogumine ja riiete hooldamine ja nende triikimine, et need olid mul väga kaua kodus. Elasin koos nendega pool aastat peaaegu, et näha, et need on kõik siin niimoodi nüüd ilusti väljas, nad on saanud oma väärilise positsiooni, et kuidas nad mulle toodi, oli täiesti niimoodi prügikottide sees ja kortsus ja et kust keegi oma pööningult need üles leidis ja et nüüd need on siin niimoodi, et väga emotsionaalne tõesti, et jah. Kust nad siis üles leiti? Erinevate inimeste käest Londonis, kes olid kunagi mingi pidi kas seltsiga seoses, käinud üritustel ja kandnud neid või olid tantsinud. Et tuli ikkagi nagu inimestele ikka helistada ja teada anda, et ma neid kogun ja et see info nagu levis siis, et siis tuldi ja toodi asju. Et isegi siin 6 aega tagasi toodi üks täiskomplekt, et teda nagu siin ei ole, sest ei jõudnud lihtsalt selle viimase komplekti kallal hakata nagu töötama veel. Et see iga ese, mis siin väljas on tõesti nagu eriline, et igal esemel, igal tikandil ja igal sellel nagu sentimeetril peaaegu on nagu oma siukene lugu ja hing sees, et see jah, et iga ese on kuidagi nagu hästi siukseks oluliseks ja kalliks saanud, et jah. Kust see mõte tuli ja kes on rahvatantsu Londonis kõigepealt õpetanud? Mõte tuli sellest, et minust sai rahvatantsu õpetaja Londonis 2013. aastal ja 2014 ma kohtusin Ali Eistradiga, kes siis oli, kellest kogu see näitus on inspireeritud ja tema oli õpetaja siis 40ndate lõpust kuni 90ndate alguseni ja enamus riided on siis nagu tema juhendamisel valminud. Sain temaga kokku, ta pidevalt mainis, et jaa, meil olid nii palju ilusaid riideid ja et mul oli natuke nagu valus seda kuulata, et oli ja oli, et näitas mulle pilte ja siis ta tõi mulle mingisuguseid poolikuid riideid veel, et ma nagu seda asja edasi viiks ja siis ma mõtlesin, et ma ei jaksa, et seda on nagu halb kuulata, et need riideid oli, aga et ma teen midagi selle jaoks. Ja hästi palju oli ka abi vanadest fotodest. Niimoodi saime need osad komplektid kätte, siis just, et inimestega suhtlemine, et kuhu võis jääda, rääkides erinevate Eesti seltsiga, saatkonnaga, Eesti majaga, et kas on midagi kuskil ripakil veel. Ja ka jah, Ailist endast tuli tegelikult see idee, et miks mitte, et need on ju kuskil olemas, et asjad ei saa ju päris niimoodi ära kaduda. Et neid ära ei visata? Jah, neid ei visata, et teades ka nagu oma siukest, kuna ma olen rahvatantsuga nii palju tegelenud, siis ma tean, et igas kodus on kuskil mingisugune rahvarii olemas, mõni kasutab seda rohkem, mõni vähem, mõnel on see väga olulise tähendusega, mõni viskab kotiga tõesti kuhugi keldrisse või pööningule, et tegelikult keegi ei viska ära eestlastest siukest asja. Et lihtsalt tuleb see üles otsida ja tuleb anda nagu asjale tagasi tema väärikus ja ilu. Kui palju on praegu rahvatantsijaid Londonis? Seda on alati hästi keeruline öelda, sellepärast, et kuna London on selline vahepeatus hästi paljudele inimestele,
siis rahvas kogu aeg vahetub, et meil on niimoodi aasta jooksul vahetub terve seltskond välja. Et meil on mõned inimesed, kes on käinud 5 aastat, aga need on üksikud, et ülejäänud seltskond on niimoodi, et tuleb ja läheb, aga trennis on alati kohal umbes niimoodi 80 inimest, et 80 on niisugune mõnus arv, et saab juba kõik tantsud ära tehtud. Mis tantse kõige rohkem meeldib tantsida? Mis tantsud on need, mille pärast kohe, et jah, ma lähen sinna trenni? Niisugused ikka lõbusamad tantsud, et kus saab ikka nalja ja natukene niisugused mängulisemad ja muidugi meeldivad keerulised tantsud ka, sellepärast et see on nagu igale inimesele oma niisugune eneseületus, kui nad jälle sellega hakkama saavad ja niisugune puurimine ja selle asja kallal, et aga võin öelda, et tuljak on ikkagi üks lemmikuid, sest tuljak on parajalt keeruline, et okei, sa võid saada selle nii-öelda seade selgeks, aga kõik lõpuks need sammud ja iga see detail oleks perfektne, see läheb aastaid, et selle kallal tuleb tööd teha ja selle kallal on huvitav tööd teha. Kus te põhiliselt esinete? Igal pool. Et põhiliselt esineme muidugi Londoni peal, erinevates kohtades, inimesed kutsuvad meid koolidesse, et erinevad rahvusvahelised päevad on. Swindonis on kaitseministeerium, kus käivad, ka Eestist käib seal alati üks kindral kohal, et siis oleme seal käinud iga aasta, seal on hästi huvitav, seal on 150 riiki kohal alati. Siis on üks kindel Dance Around the World Festival Londonis, Camdeni linnaosas, kus me käime iga aasta. Nüüd tulebki juba 7. kord, et niisuguse päris hea number. Et, ja muidugi välismaal, et kui see London on nagu see üks pool sellest, mis ma nagu teen, siis teine pool on see Estonian Folks International, et ikkagi seda väliseestlust natukene suuremalt hõlmata kui ainult see London ja tutvustada siis ka rahvatantsu nagu suuremalt, et me iga aasta käime vähemalt 2 korda kuskil välismaal, et näiteks 2 kuud tagasi käisime Montenegros, enne seda käisime Ibizal ja nii edasi, et tutvuda ka teiste riikidega ja nagu seda vaheldust anda asjale ja muidugi kaasata erinevaid inimesi sinna välismaa nagu reisidesse, et ei ole ainult Londoni inimesed, on kõik, kes tahavad tulla. Aga mis on üldse väliseestlus? Väliseestlus on, see on niisugune naljakas asi, see on nagu hästi hea tunne, niisugune südant soojendav. Samas see on nagu segatud kuidagi niisuguse süütundega. Et vist on see, et kui sa nagu välismaal oled, et siis sa ikkagi nagu tunned, et sa oled ikkagi teises kohas ja et sa oled nagu kodust ära läinud ja et siis nendel üritustel käimine ja tantsimine ja kõik see asi, et see on nagu üritad oma patte lunastada. Aga ma tunnen nagu välismaal olles, et nagu rohkem eestlasena kui Eestis olles ja tegelikult välismaal elades ma olengi nagu õppinud seda eestlust üldse nagu hindama ja seda rahvatantsu, et ma tegin Eestis ka rahvatantsu peaaegu 10 aastat ja ei olnud sellist tunnet. Aga kui välismaal hakkasin tegema, siis see on hoopis nagu teised mõõtmed võtnud, et väga huvitav.